Ühel ammusel ajal elas üks kuningas. Ja sellel kuningal oli poeg, kuningapoeg. Ja kuningriik oli niivõrd piisavalt suur, et sellele sai tara ümber ehitada. Ja kuningas otsustas oma poja kasvatada üles vaid oma kuningriigis ja vastavalt siis sellele, nendele kombetele ja uskumusele, mis selles kuningriigis oli. Ja eriti oluliseks pidas see kuningas, et tema poeg ei saaks teada, et on olemas saared, on olemas printsessid ja on olemas jumalad. Ehk siis kuningriigi reeglid olid sellised, et pole saari, pole printsesse, pole jumalaid. Ja niimoodi siis kuningapoeg siis sirgus ja sai aina tugevamaks ja võimsamaks ja osavamaks ja üks hetk hakkas ta uurima, et isa, mis selle tara taga on? Ja isa ütles, et vaata seal lõpeb meie kuningriik ja ma olen sind kasvatanud selles, et ma olen sind kasvatanud sinu jaoks kogu kuningriigi, vallutanud ja seda valitsenud ja taganud kõik selle, et sa ei peaks kordagi elus siit välja minema. Siin on kõik olemas. Ja aga poeg jäi nagu mõttesse ja mõtles, et mis asja? Tema on kuningapoeg, tema on vägev küll, tema võib minna. Ja ta oli terve elu elanud sellise teadmisega, et pole saari, pole printsesse, pole jumalat. Ja ta ikkagi otsustas minna. Ta lasi avada väravad ja ta ratsutas sealt 1004 välja. Ja ratsutas terve õhtu, kuni ta jõudis mere äärde. Õhtuks jõudis mere äärde. Ja seal seadis ta sisse omale laagri ja jäi magama. Hommikul ärkab üles ja enne imet mere ääres, natukene eemal ainult, näeb ta saart. Ja saare peal on ühed kaunid olevused. Ja siis ta vaatab, et tuleb mööda seda mere äärt, mereranda, kõnnib tema poole sellises hallis rüüs, suur halli habemega väärikas mees. Ja ta ei suuda oma imestust tagasi hoida. Ja ta ütleb, näed, mis see on? Mees vaatab, ütleb, see on saar. Ja siis kuningapoeg küsib, aga kes need seal saare peal on? Mees ütleb, et need on printsessid. Ja siis kuningapoeg satub täiesti hämmingusse. Ütleb, mis asja? See on saar, need on printsessid. Ütle nüüd, et Jumal on ka olemas. Ja mees ütleb, et muidugi, mina olengi Jumal. Kuningapoeg läheb niivõrd ärritub ja ta ei saanud midagi aru ja ta kihutab 1004 otsejoonest tagasi. Ja kohe läheb, isal on seal ministritega on koosolek ja ta tormab sinna sisse. Ja ütleb, isa, miks sa ütlesid, et pole saari, pole printsesse, pole jumalaid? Ma sõitsin siit terve öö mere äärde ja täna hommikul ärkasin üles ja nägin, seal on saar, seal on printsessid ja seal on, ja ma nägin Jumalat. Isa vaatab teda, kuulab, küsib, kas see Jumal, kas on selline
pika rüüga mees. Poeg ütleb, jaa, on küll. Isa küsib, kas ta on selline hall habe? Poeg ütleb, jah, on küll. Isa muigab, ütleb, tead, see on maag. Ja kõik see, mida sa nägid, on tema maagia. Poeg ei saa enam midagi aru. Mis maagia? Ta ju ise nägi seda. Võtab uue hobuse, laeb ära omal toidumoona, võtab vee kaasa ja kihutab tagasi otsejoonest, nii et nahk on märg. Ja jõuab tagasi ja näeb, et see sama mees, see jumal või siis see maag on endiselt seal mere ääres, istub lõkke ääres. Ja ta kihutab otse maid selle mehe juurde ja ütleb, miks te mulle valetasite? Ma rääkisin oma isaga. Tema ütles, et kõik see, mis siin on, see on teie poolt tehtud maagia ja teie pole mingi jumal, vaid te olete maag. Ja see mees vaatas seda kuningapoega, naeratas ja ütles, teate mis? Teie isa on hoopis maag ja kõik see, mis seal on maagia. Siin on saared, siin on printsessid ja siin olen mina, Jumal. Poiss ei saanud ära mitte millestki aru. Kuidas? Tema on üles kasvanud ühe maagia sees. See ei saa nii olla. Ta hüppas hobuse selga ja ta kihutas tagasi. Ja isa oli juba magama läinud ja selles kuningalossis ta läks, äratas isa ülesse. Ütles, isa, ma ei saa enam millestki aru. See mees ütles, et sina oled maag ja see siin on sinu maagia. Ja siis isa noogutas, ütles, et jah, tegelikult on tal õigus. See ongi nii. Ja poisil läks süda nii täis. Ta tundis ennast petetult ja ta tundis ennast mitte kellegina. Ja ta ütles isale, et tema ei saa enam niimoodi edasi elada. Tema tahab nüüd surra. Ja isa ütles, küsis, et oled sa kindel? Poiss ütles jah. Siis isa tegi ühe plaksu ja järsku küünal kustus ära. Ja kuningalossist alt trepikahest hakkasid tulema mingisugused sammud. Tõnks, 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 tõnks. Ja poeg läks väga ärevusse. Ja vaatas üksi silmi ukse poole ja kuu just valgustas aknast seda ust. Ja järsku seisis ukse peal surm. Ja poiss hakkas karjuma. Ta ütles, ei, isa, ei. Ma ei taha seda, ma tahan elada. Ma tahan, et mul oleks naine ja mul oleks lapsed ja ma saaks teenida oma rahvast väärikalt. Ja selle peale isa tegi uue plaksu. Küünal läks põlema. Isa vaatas oma pojale otsa ja ütles, väga hea poeg. Ühel päeval võib ka sinust saada maag.